Et meie uuringud näitavad, et tööandjad seda teha ei taha, et mingi ütleme 80% ütlevad, saadavad selle kukele ja ütlevad, et mina avalikku palka ei pane, isegi eriti kui direktiiv seda ei nõua. Direktiiv ei tule täpselt sulle ütlema, milline see töötasustruktuur olema peab, aga sellest töötasustruktuurist peab olema võimalik välja lugeda, kes teevad võrdväärset tööd. Minu meelest on nagu tööturul ka see, et ma ei saagi aru, kuidas mu tasu tekib. Et ma saan selle palgapäeval omale sinna arvele, aga ma olen näinud väga palju neid arutelusid. Ma ei tea, see oli kuskil töölepingus kirjas. Kas sina tead, palju sinu ülemus teenib Swedbankis? Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist debatti. Selle debati teemaks on palkade läbipaistvuse direktiiv. Episoodi oleme külla kutsunud teemat lahkama Piret Prangeli, kes on Swedbanki Eesti töösuhete juht. Tere Piret! Tere! Ja Eva-Liina Kliiman, soolise võrdõiguslikkuse ekspert Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Tere! Tere! Tere Eva! Nii, aga alustame siis kohe. Eva, ütle mulle, mis asi on üldse palkade läbipaistvuse direktiiv ja mida see nagu tähendab inimkeeli? Et kõik kuulevad sellest, et mingid avalikud palgad, kas see tähendab siis, et nüüd mina hakkan nägema, palju minu ülemus teenib ja palju minu alluvad siis, palju mina teenin? Ja palkade läbipaistvuse direktiiv on tegelikult selline direktiiv, mis täpsustab Euroopa Liidus siis reegleid, mida tööandjad peavad täitma ja tegelikult on pidanud täitma kogu aeg, sest et juba nii kaua, kui me oleme olnud Euroopa Liidus, ehk väga kaua aega juba on terve aeg kehtinud seadus, et mehi ja naisi tuleb töösuhetes kohelda võrdselt. Ja nüüd see uus direktiiv, palkade läbipaistvuse direktiiv, mis siis järgmise aasta keskelt jõustub, seab sellised konkreetsed reeglid, konkreetsed meetmed, mida tööandjad peavad tegema ja mida siis töötajad kõik saavad oodata. Kellegi palk ei lähe avalikuks, aga töötajatel on rohkem võimalik teada saada iseenda palga kohta ja iseendaga samaväärset tööd tegevate töötajate palga kohta. Et need on sellised põhimõtted siis tegelikult. Mis sa ise ütleksid, kas see on selline ilus idee või ebamugav bürokraatia, mis tööandjatele kaasa tuleb järgmisel aastal? No loomulikult saab seda vaadata niimoodi, et ta on mõlemat. Ta on nii ilus idee ja kui ka kohati ebamugav bürokraatia. Ebamugav bürokraatia on ta sellisel juhul, kui sul on tõesti hetkel töösuhetes ja töötasudes väga suur segadus. Aga sellisel juhul tegelikult sa rikud juba täna seadust. Et sellisel juhul on suur variant, et sa diskrimineerid kedagi, kas tahtlikult või tahtmatult, et need tööandjad, kes on ikkagi tegelevad teadlikult tasustamisega, sealhulgas sellega, et maksta inimestele õiglast töötasu, just õiglast võrreldes teiste inimestega seal organisatsiooni sees, ma arvan, et nende jaoks see muutus nii suur ei ole. Et muidugi ta võib olla kohati siis tööandjatele ikkagi koormus selles mõttes, selles ei saa kahelda. Ja ilus ideed on ka nagu mõneti selles mõttes, et tegelikult need palkade läbipaistvuse meetmed muudavad töötajate jaoks palgad natukene läbipaistvamaks, aga me kindlasti ka jõuame sinna, aga ta tegelikult täielikult, eks ole, diskrimineerimist ära kaotada ei saa, see on selge. Et ta annab pigem töötajale rohkem võimalusi teha kindlaks, kas ta saab õiglast palka siis oma organisatsiooni sees, aga ta kindlasti 100% ebaõiglust maailmast ära ei kaota. Et selles mõttes saab öelda, et ta on natukene ilus idee, ta on natukene bürokraatia ja natuke ta seda mõlemat ka pole. Nii, okei, kombinatsioon kõigest. Piret, ma tean, et Swedbank käib tööturust natukene ees, direktiivist natukene ees. Kas sina tead, palju sinu ülemus teenib Swedbankas? Jah, tean, sest ma puutun palkadega väga palju kokku. Aga ma olen hästi nõus, et see tegelikult on üks hea algatus ja me oleme olnud Swedbankana sellest ees seetõttu, et meie jaoks on väga oluline see läbipaistvus töösuhtes. Ja mis on tore, et see on nii palju positiivset mõju meile avaldanud. Eelkõige seetõttu, et värbamisprotsess näiteks on muutunud nii palju lihtsamaks, ei ole enam nii palju sellist tasuteemat arutelus, et pigem töötaja või kandidaat, kes tuleb, teab, mis tal oodata on meie käest ja me oleme hästi palju saanud positiivset tagasisidet. Et kui nüüd mõelda, et see direktiiv tuleb, siis ma tunnen ennast hästi rahulikult just valdkonna inimesena organisatsioonis. Aga ma tean, et meil on veel teha nii mõnigi asi, aga me oleme siis ootel, et mis sealt direktiivist meie jaoks tuleb.
Piret, mis sinu hinnangul nagu, mis probleemi me päriselt sellega lahendame või Euroopa Liit või see direktiiv nagu, mis probleemi ta lahendab, kas ta lahendab siis soolist ebavõrdsuse probleemi või ta lahendab lihtsalt inimeste sellist uudisimu, loomulikku uudisimu, et ma tahan teada ju, et palju keegi kolmas teenib, eks ole. Mis sinu hinnang on? Minu jaoks lahendab see direktiiv tegelikult kahte asja. Üks on see, et ta kindlasti aitab kaasa palgalõhe vähenemisele, aga ta ei aita seda nii-öelda kaotada. Et me kindlasti näeme endiselt palgalõhet ja ütleme nii, et kui vaadata seda sellest aspektist, et on naised ja mehed ja nende palgalõhe, siis see ei kao kuskile, sest meil on tegelikult hästi tugev segregeeritus ka teatud erialadel ja valdkondades. Aga mis ta lahendab minu jaoks on see, et töötajad saavad läbipaistvalt ja ütleme põhjendatult aru, kuidas see tasu tekib. Et milliste põhimõtete alusel tööandja selle rollitasu on määranud, kui tihti seda üle vaadatakse, millest lähtutakse tasu määramisel ja töötajal on minu hinnangul üks stressifaktor töösuhtes olles vähem, mis on, ma arvan, et mõjub ka meie vaimsele tervisele palju paremini, kui see nii-öelda teema on avatud organisatsioonis. Kas DSV Pangas panete palgavahemikku, kui suur see palgavahemik on, kui te näiteks seda avalikult välja kommunikeerite ja kas te kommunikeerite nagu millest see tuleneb või sõltub ka? Või et kas see nagu, see küsimus on selles suhtes suunatud sinna, et kas see palgavahemik ise lahendab mingit probleemi, sest et suurusjärgus sa enam-vähem tead, palju selles valdkonnas või selles ametikohas sa teenida võiksid ju? Tegelikult ei tea. Paljud inimesed ei tea, mis on palgad ühes või teises valdkonnas. Neil on võimalus vaadata Statistikaametist, neil on võimalus vaadata töökuulutustelt, aga see on väga erinev. Kui tulla küsimuse juurde, et kuidas me palgavahemikud määrame, siis me kasutame turuandmestikku ja kommunikeerime seda ka nii, et palgavahemik peegeldab meie jaoks turuväärtust. Ehk et tööandjad ei pea olema sellega kõik nõus, see, mida meie näiteks näitame töökuulutusel, aga see on meie tunnetuslik vahemik, eks, mida me oleme valmis siis selle konkreetse töö eest töötajale maksma. Ja mis on veel, mida me näeme organisatsiooni sees, on see, et töötajad saavad selle põhjal otsustada oma karjääriplaani. Ehk kuna me näitame kõiki palgavahemikke valdkondade kaupa töötajatele organisatsiooni sees, siis nendel on võimalus vaadata, kus valdkonnas on siis nii-öelda turu mõttes kõrgemad tasud ja teha siis vajalikud oma karjäärisammud selles suunas. Eva, CV.ee või CV Online Alma karjäärbrändina tegutseb üle Baltikumi. Leedus ja Lätis on olnud avalike palkade kohustus juba viimased, ma ütleks äkki 5 aastat. Kui vaadata nagu soolist palgalõhet, tegelikult Leedu ja Läti ju ei ole seda probleemi enda jaoks ära lahendanud. Mida sinu tunnetus ütleb, et kas me saame lahendatud selle probleemi, millest see direktiiv viitab nagu sellisele nagu palgalõhele või ikkagi see nagu raskuskese on kuskil mujal või see nagu probleemi lahendus? No Lätis ja Leedus on tõesti 2019 umbes hakkas kehtima selline kord, et töökuulutustes peab olema siis palgavahemik, seda Eestis, eks ole, ei ole ja hetkeseisuga ka ei tule tegelikult, sest direktiiv seda otseselt ei nõua. Direktiiv nõuab, et tööle soovija, tööle kandideerija peaks enne tööintervjuud saama selle palgavahemiku siis teada. Aga see ei tähenda, et see peab töökuulutus olema. Tööandja võib ikkagi otsustada, et ta ei taha seda töökuulutusse mingil põhjusel panna ja siis anda see informatsioon tööle kandideerivale isikule, juhul kui ta tööintervjuule kutsutakse enne siis seda tööintervjuud on ju. Et see on tegelikult sellest paketist ainult üks meede. Et seal neid meetmeid on teisi, mida direktiiv tegelikult ette näeb. Minu meelest on see muidugi küll väga oluline meede ja tegelikult ka kõige väiksema halduskoormusega asi, mida üks tööandja üleüldse teha saaks, et tal siis see läbipaistvusega juba lood oluliselt paremad oleksid. Aga ta on tõesti ainult üks meede. Mis siis veel soolist palgalõhet mõjutab või seda soolist ebavõrdsust võib-olla töösuhetes mõjutab, on seal juures ka see, et mille põhjal sul need palgad määratud on, kas sul on üldse mingi süsteem,
mille järgi sul need palgad seal on ju. Et muidu võiks arvata, et kui tööandja on kohustatud töökuulutusse palgavahemikud panema, nii nagu Lätis ja Leedus on, et ta siis juba nagu võib-olla tuleks selle peale ise, et tal seda süsteemi vaja on, sest et muidu võivad lihtsalt väga ebamugavad olukorrad tekkida, eks ole. Aga Lätis ja Leedus ei ole seda väga sügavalt tegelikult analüüsitud, mis selle mõju on olnud selle viimase 5 aasta jooksul minu parima teadmise juures. Aga Läti ja Leedu samamoodi nagu Eestigi peavad üle võtma nüüd ka need kõik ülejäänud meetmed, mida direktiiv ette näeb. Leedus muidugi mõned neist juba natukene tegelikult on, aga ka nemad peavad olukorda oluliselt parandama. Ehk siis selle tervikmeetmete paketiga ma ütleks, et olukord võib oluliselt paraneda. Lätis muidugi tegelikult on viimase 5 aasta jooksul palgalõhe oluliselt vähenenud, aga väga raske on öelda hetkel mul, mille tõttu, sest et ma ise ei vaataks ka Eesti puhul seda palgalõhe vähenemist niimoodi 1 aasta kaupa. Et tegelikult me saame palgalõhe vähenemise põhjuseid analüüsida selliste suurte andmemassiivide järgi, mida meil ei ole tegelikult iga-aastaselt, see on töötasu struktuuri uuring, mida tehakse iga 5 aasta tagant, kui ma nüüd vist peast ütlen, et selle põhjal me saame tegelikult analüüsida, et miks meil on sooline palgalõhe vähenenud, sest sooline palgalõhe võib väheneda ka sellisel juhul, kui meil näiteks mõnel aastal nagu kiiremas tempos tõusevad näiteks, ma ei tea, õpetajate ja tervishoiutöötajate palgad, aga samal ajal näiteks muudes sektorites palgatõus on väiksem, ehk neid erinevaid tegureid on väga palju. Nüüd see palkade läbipaistvus ja need meetmed, tegelikult need on need meetmed, mis sihistavad just seda ebavõrdsust sama tööd tegevate meeste ja naiste puhul või samaväärset tööd, see ei pea alati päris sama töö olema. Ja me teame Eesti palgalõhe kohta, kuna meil on ajalooliselt olnud nii suur palgalõhe, siis me oleme seda tohutult palju uurinud. Ja me teame, et sellest Eesti palgalõhest, mis viimaste andmete kohaselt on 13,2%, umbes 50% tegelikult on see, mis on tõenäoliselt just ebavõrdsust samaväärset tööd tegevate meeste ja naiste puhul. Et Piret juba mainis, et meil on tööturul väga suur segregeeritus, mis tähendab, et mehed ja naised on erinevates ametites ja mehi on rohkem ka juhtide seas näiteks, eriti veel just sellise tippjuhtkondade tasemel, et ka see mõjutab Eesti soolist palgalõhet, aga see siis mõjutab tegelikult ainult 50% Eestis soolist palgalõhet, ehk tänase seisuga, kui homne päev juhtuks nii, et mehed ja naised oleksid täpselt 50% kõik õpetajad, politseinikud, arstid, personalispetsialistid ja ministeeriumi nõunikud, siis ikkagi meil oleks see 50% soolist palgalõhet järgi, sest see on see osa, millest tõenäoliselt suur osa sellest 50% ikkagi moodustab see läbipaistmatus töösuhetes ja siis selline tahtlik või tahtmatu diskrimineerimine. Et diskrimineerimine võib olla ka täiesti tahtmatu selles mõttes ja ma arvan, enamasti ta ongi, et ta on pigem sellise mõtlemise puudumine, et ma peaksin midagi tegema, et tagada see võrdne kohtlemine. Et vähemalt ma loodan nõnda. Okei, sa mainisid väga olulist asja, et kogu see meediakära selle ümber keerleb ainult avaliku palga ümber. Kuigi see tegelikult tõid ju välja, millega mina ise lugesin teie veebilehelt välja, et avalik palk kui selline ei ole kohustuslik. Et kohustuslik on siis esimeses tööintervjuu voorus seda nagu selgitada. On mul õigus? Jah, täpselt nii. Et eks jah, meedias on igasuguseid erinevaid tõlgendusi olnud, aga tegelikult direktiiv ei nõua üheltki riigilt, et palk peaks minema töökuulutusse või palgavahemik. Küll aga jah, Eestis tegelikult nagu avalik toetus sellele, et palgad võiksid töökuulutustes olla, on väga-väga suur, aga jah, valitsus on hetkel andnud kõigile riigiametnikele korralduse, et direktiivid me võtame üle minimaalses mahus, ehk hetkel ei ole plaanis teha sellist seadust, mis ütleks, et palk peaks olema töökuulutuses. Aga muidugi tööandja võib ise otsustada, et ta selle palga sinna töökuulutusse paneb, et kui vahepeal tööandjad on tagasidet ka, et see, kui me peame hakkama tööle soovijatele andma kirjalikult seda palgavahemiku infot enne tööintervjuud, et see on ju halduskoormus, siis töökuulutusse selle palga ükskord panemine on oluliselt madalam halduskoormus, ma soovitaksin siis seda kasutada. Okei, ma etteruttavalt võin öelda, et meie uuringud näitavad, et tööandjad seda teha ei taha. Et mingi 80% ütlevad, saadavad selle kukele ja ütlevad, et mina avalikku palka ei pane, eriti kui direktiiv seda ei nõua. Piret, miks see ikkagi oleks vajalik, kui sa peaksid nagu mind kui sellist partipuuperit siin natuke ümber lükkama, et ma ütlen, ma ei taha panna, et mis see mulle annab, mis ta annab mulle? Jaa, ma võib-olla tuleks tegelikult tagasi hoopis selle juurde,
et miks seda teha ei taheta, on see, et organisatsioonis sees ei ole selged palgamääramise põhimõtted. Ja palgavahemik peab ju ettevõttele kuskilt tulema, nad peavad aru saama, kuidas see palgavahemik tekib, eks ju. Ja ma arvan, et meie turul on palju selliseid ettevõtteid, kes tegelikult ei oma mingisugust andmebaasi enda juures selles osas, milline on turuseis ühes või teises ametis. Et need organisatsioonid, kes osalevad palgaturu uuringutes erinevates, meil pakuvad erinevad ettevõtted seda, nendel on kindlasti palju lihtsam see palgavahemik sinna töökulutusele panna, aga need, kes ei tegele selle teemaga üldse, nendel on väga keeruline ja seetõttu on tõenäoliselt see vastuseis ka nende tööandjate poolt. Aga mis see näitab kandidaadile? Ma arvan seda, et seal võib ühel või teisel hetkel tekkida see selline läbipaistvuse küsimus. Et täna, mida meie Swedbankis näeme, tunnetame ja tagasisidet oleme saanud, on see, et te olete läbipaistev organisatsioon, mis on kindlasti värbamisel üks eelis. Ja me tõesti selles mõttes, me tegime riskianalüüsi ennem, 2021 me palgavahemikud avalikustasime, tegime riskianalüüsi ja arutasime seal läbi erinevad sellised murekohad, mis võivad tekkida. Ja ma ütleks, et realiseerunud neid riske tegelikult ei ole. Et me oleme aru saanud, et need inimesed, keda me soovime tööturult saada, me saame need. Mõne puhul on keerulisem, mõne puhul on lihtsam, täna on natukene lihtsam, võttes arvesse majandusolukorda. Aga jah, ühesõnaga igati ma julgustan ettevõtteid seda sammu tegema, sest värbamisprotsess kindlasti läheb lihtsamaks ja töötajate usaldus tööandja vastu ka suureneb. Okei, ma teen selle riskianalüüsi avalikult ära. Ilmselt üks riskianalüüsi osa oli sellest, et konkurendid teavad, mis palka te pakute, kaotate mingi konkurentsieelise osaliselt. See oli avada neid riskianalüüsi osa. Jaa, see oli kirjas küll selliselt, aga me olime üsna kindlad, et me pigem ise saame mõjutada positiivset turgu, kui see, et me jääme mõnest töötajast seetõttu ilma. Et töötaja ei tule ju ainult selle palga pärast tööle, et ta ikkagi soovib väärtuspakkumist lisaks, töökeskkonda lisaks, huvitavat tööd, karjäärivõimalusi, et palk on üks komponent ainult nii-öelda sellest töösuhtest. See oli üks, aga palga läbirääkimised, sest et see on tööandjate suurim hirm, et inimesed ikka lõunalauas räägivad, kui see on avalik info, siis niikuinii räägime rohkem natukene ja see nagu tõukab ju sellest rohkem rääkima. Oli ka see kirjas, aga kuna meie rakendame iga-aastast palgavestluste protsessi oma nii-öelda tasustamise protsessis, siis meie jaoks ei ole see ka mingisugune probleemi koht. Pigem, mida me nägime, oli see, et tekkisid lauale teemad, mis vajasid päriselt ära lahendamist, mille me oleme siis täna ka saanud lahendada. Tänu sellele, et inimesed nägid neid vahemikke, juhid nägid vahemikke ja juhtidel tekkis rohkem tööriistu, mille abil siis seda töötasu elementi töötajale selgitada. Aga kuna meie organisatsioonis või Swedbankis toimuvad iga-aastased palgaülevaatused regulaarselt, seal hulgas palgavestlused või tasuvestlused me nimetame, me valmistame selle jaoks ka oma juhid ette, siis see oli jällegi midagi, mis nagu ei tekitanud üldse mingisugust probleemi. Okay. Pigem olid need mõnusad sellised avatud vestlused töötajatega. Aga ebavõrdsuse teema näiteks, et mina töötajana näen, et ma panustan 25% rohkem, aga mu palgas ei kajastu näiteks. Ma näen, et inimene, kes võib-olla on rohkem haige, on rohkem kodune, võib-olla tuleb hiljem tööle, läheb varem minema, teenib täpselt sama palka, mis mina. Kas see võib ka olla üks risk või on väljendunud kuidagi? Ma võtaks selle teema lahti tegelikult nii, et tasu ju määratakse esmalt selle eest, mis rolli see inimene täidab, millist väärtust organisatsioonile loob. Ja töötaja ise saab seda mõjutada läbi oma tulemuslikkuse ja kompetentsi kasvu. Ja selles mõttes need küsimused kindlasti on laual.
juhtidel töötajatega. Aga juht peab ju aru saama, mille eest on tasu määratud. Ehk et kui selline teema kerkib ülesse, siis töötajal seal on samuti roll rääkida oma vaadet sellele, millised pingutused ta on teinud, kas ta on oma kompetentsi kasvatanud, võib-olla ta on ka rollist välja kasvanud, eks ju. Aga kas meil ettevõttena on pakkuda seda rolli, milles tema võib-olla, mida tema oleks valmis täitma, see on küsimuseks. Et no nii on, et ma arvan, et selles mõttes ma olen selles protsessis algusest peale sees olnud ja ma endiselt tunnen nagu väga hästi ja et me oleme selle sammu teinud ja avatuma tasusüsteemi poole liikunud. No Swedbank väga eeskujulikult teeb. Eva, ma tegelikult tulengi sinu juurde kohe. Küsimus, kohe üks võib-olla 5-liikmeline ettevõtte vahetab rehve Keilas näiteks kuskil. Kas mina nüüd pean hakkama ka mingit Excelit pidama või mis see nagu tööriist on, mida ma täitma pean hakkama, et siis need palgad kirja panna? Sest et igal väiksel ettevõttel ei ole ju seda ressurssi, et mingisuguseid suuri, mis need on personalihaldus tarkvarasid kuskil kasutama hakata, eks ole, see on ju lisakulu kõik. Ja nüüd võib-olla selle küsimuse juurde tulles olekski paslik rääkida, mis need erinevad meetmed üldse on, mis tööandjatele kohustuslikult saaksid. Ja põhimõtteliselt siis ka kõigile väikestele tööandjatele tuleb selline kohustus omada töötasu struktuuri. Direktiiv ei tule täpselt sulle ütlema, milline see töötasu struktuur olema peab, aga sellest töötasu struktuurist peab olema võimalik välja lugeda, kes teevad võrdväärset tööd. Kui mina olen selle Refi töökoja juht ja mul on 5 töötajat, siis on täiesti mõeldav, et ma suudan selle arvutuse, kalkulatsiooni, analüüsi teha ära oma peas. Ja ma ei peaks seda tegelikult kirja panema, kui ma suudan nagu korrataval moel, eks ole, välja mõelda selle, kes minu 5 töötajast teevad võrdväärset tööd. Ma pean sellele mõtlema ka objektiivsete kriteeriumite peale ja miks nende palgad on sellised, nagu nad on. Eriti lihtne on kui mul on 5 töötajat, kes teevad täpselt sama tööd, on ju, aga 5 töötajat, kes teevad ka erinevat tööd, ma ikkagi jätkuvalt saan selle analüüsi teha ära oma peas ja loomulikult ma võin panna selle kirja, ma võin kasutada igasuguseid abivahendeid, mida ka riik pakkuma hakkab, aga põhimõtteliselt ei tule me ütlema sulle ette, et sa kindlasti pead selle panema kirja, sest tegelikult see töötasu struktuur töötajate jaoks printsiibis ei pea avalikuks minema selles mõttes, aga need kriteeriumid, millele põhinedes sa palka maksad, peaksid töötajatele avalikuks minema. Jällegi nüüd selle Refi töökoja näitel, ilmselt tal need kriteeriumid nagu väga palju just ei ole, ma arvan. Et kui sul on 5 töötajat, siis ettevõtte majanduslik seis on tõenäoliselt see üks kriteerium, ja võib-olla seal, eks ole, need lisakriteeriumid, mis puudutavad siis nende töötajate kompetentse. Kui need töötajad teevad erinevat tööd, eks ole, kui nad teevad sama tööd, siis ma ütleks, et ka sellega on oluliselt lihtsam. Ja siis ma pean olema võimeline juhul, kui mu töötaja küsib, ütlema talle, mis on tema palk või palgavahemik on ju, kui kõik teevad sama tööd, siis äkki tal ongi seal ainult palk, ei olegi palgavahemikku. Ja veel lisaks ütlema, mis on ettevõttes temaga samaväärset tööd tegevate meeste ja naiste keskmine palk. Kui tegemist on ettevõttega, kus töötavad mehed, mis ma kujutan ette, et Refi töökodade puhul on Eestis tavaline, siis ta muidugi naiste palka öelda ei saa, see on selge. Aga meeste keskmise palga siis sellisel juhul siiski ütlema peaks ja ta võtab, eks ole, need inimesed, kes teevad temaga samaväärset tööd ja ütleb nende keskmise palga. Juhul, kui töötaja seda küsib. Kahtlemata Eesti tööturg on selline, et me võime eeldada, et kõik töötajad seda iga aasta küsima ei tule. Ja võib-olla polegi vaja, sest et tal on oma juhiga piisavalt hea suhe, et ta on juba veendunud selles, et teda koheldakse võrdselt, eks ole. Ja tegelikult suures mahus nendele väikestele ettevõtetele ju rohkem kohustusi ei tule. Jah, loomulikult värbamisel sa pead andma enne tööintervjuud siis selle palga informatsiooni. Sa ei tohi kohe kindlasti töölepingusse kirja panna, et palk on saladus, seda teha ei või, see saab selgelt sõnaliselt ka seadusesse, aga selliseid suuri lisakohustusi väikestele ettevõtetele tegelikult ei tule. Nüüd suurtel ettevõtetel, suured siis võib olla alates 100 töötajast või 150 siin lähitulevikus, neile siis veel tuleb soolise palgalõhe aruande kohustus, millele Eesti näeb ka ette sellise nii-öelda registriandmepõhise variandi juhul, kui tööandja Statistikaametile läbi masin-liidese andmed edastab. See on selline tuleviku teenus, mis ei ole mitte ainult siin soolise palgalõhe kontekstis hetkel arendusel nii erasektoris kui ka siis Statistikaameti, Maksuameti poolt avalikus sektoris, vaid see puudutab kõiki asju
maksude maksmist sotsiaalmaksu kontekstis, käibemaksudeklaratsioone ja kõiki selliseid asju. Et neid kõiki andmeid hakatakse koguma masin-liidesega ja see võimaldab meil ka seda soolise palgalõhe aruandlust tegelikult tööandja eest suures määras ära teha. Nüüd, kui tööandja, eks ole, masin-liidese kaudu neid andmeid edastab, siis Statistikaametil on võimalus see aruanne ära teha, aga tööandja peab siiski ise olema võimeline neid andmeid vaatama ja ütlema, et näiteks tal on seal sooline palgalõhe ühes töötajate kategoorias, mis tähendab siis samaväärset tööd tegevate isikute gruppi. Ütleme siis näiteks, ma ei tea, nõunike ja juristide grupp, sooline palgalõhe on 12%, töötaja küsib, miks ja tööandja on see, eks ole, kes saab vastata sellele küsimusele, et miks tal see palgalõhe seal on. Ja kui sellel palgalõhel on objektiivsed ja sooneutraalsed põhjused, näiteks, et ma ei ütle, et nii kindlasti olema peab, aga ütleme, et on näiteks põhjendus ja põhjendusel on siis vajadusel ka tõendid taga, eks ole, kui asi jõuab juba mingisse kohtu case'i või midagi. Et näiteks turu olukorra tõttu on juristide palgad kõrgemad kui nõunike palgad, juristide seas on ütleme rohkem mehi kui naisi, nõunike seas rohkem naisi kui mehi, seetõttu on selles samas võrdväärses grupis tegelikult sooline palgalõhe. Kui see on see põhjendus, siis sellega see asi tegelikult saab läbi, eks ole. Nüüd loomulikult, kui selles aruandest tuleb välja, et on sooline palgalõhe, siis ma tegelikult eeldan, et on tööandja esmane huvi see olukord kiiresti ära parandada, sest tegelikult on ikkagi kõigil töötajatel ja see on nii ka täna, õigus pöörduda nii töövaidluskomisjoni kui ka kohtusse ja saada tegelikult korralikke kahjuhüvitisi sellise olukorra puhul. Ma eeldan, et see on olukord, kuhu ükski tööandja ei taha sattuda. Oota, aga lähme sinna hirmude juurde, ikkagi proovi mul, Eva, mingid hirmud ära maandada, et see sama teema, et ka mehed võivad ju näha siis, mis teised mehed teenivad, eks ole, et kas ei pane nagu tööandjad täielikult ebavõrdsesse või nagu pinge alla või surve alla, et see tegelikult nagu ju toob juurde palgaläbirääkimisi ja sellist palgasurvet, et neil niigi palgasurve on Eestis üli suur, eks ole, et ükskõik millist uuringut, küsimustikku sa vaatad, inimesed tahavad teenida mingi 25% rohkem, kui päriselt nagu tööandjad võimalik on. Mis sa nagu nendele rahustuseks ütleksid? Kas te selle nagu riski kaalutlesite ja vaatlesite läbi? Ma ausalt öeldes ma ei ole päris veendunud, et see kindlasti toob kaasa nagu palgasurvet ise eneses ja ma pole ka ausalt öeldes veendunud, et see toob kaasa rohkem juttu palga üle kolleegidega, et ma arvan, et seda juttu on tegelikult juba päris palju ka täna, et näiteks on ju avalikus sektoris on palgad ju kord aastas on avalikud. Ma ei ütleks, et avalikus sektoris nagu juttu palga üle kolleegidega kuskil kohvilauas rohkem oleks, ma pigem arvan, et vähem, sellepärast, et palgad on juba avalikud suure tõenäosusega. Mu juht on mu palgast piisavalt minuga rääkinud, et ma juba olen nagu enam-vähem veendunud, et ma saan seda õiget palka või kui ei ole selles veendunud, siis ma ikkagi räägin sellest oma juhiga, eks ole, et ma ei lähe võib-olla klatšima kuskile selles mõttes. Aga et neid riske, muidugi nende riskide peale tasub mõelda, eks see tegelikult seda kõige olulisemat riski, ma arvan, Piret juba kirjeldas ja see on see, eks ole, kui sul süsteem puudub ja sa oled näiteks kellelegi palga määranud sellisel natuke kahtlasel alusel. Mul on toodud selline näide ühe ettevõtja poolt, et oli see majanduskasvu aeg ja oli vaja väga-väga saada töötajat ja pakutigi inimesele, kes tuli tööle nagu oluliselt kõrgemat palka kui kõik ülejäänud sama tööd tegevad isikud seal ettevõttes ja nüüd ta neil on ja mis nüüd siis küll sellest saab. See ma loodan ei ole nagu tavapraktika, et igas ettevõttes on niimoodi palka määratud, et kellelegi keegi küsis on ja aga kui sul selles olukorras on olnud sellele objektiivsed põhjused mingisugused, mis tõesti seda tööd kirjeldavad, mida see isik teeb, siis on kõik korras on ju. Kui seal olukorras on tõesti niimoodi, et sul on seal, ma ei tea, 3 inimest, kes teevad täpselt samasugust tööd, toodavad tegelikult ettevõttele täpselt samasugust väärtust ja sa ühele maksad 1000 eurot rohkem, siis sa oled tõesti puntras. Ma ütleks, et sa pead ikkagi oma ettevõtte sees siis mõtlema, kuidas sa selle olukorra ära lahendad. Ja sellised riskid tegelikult on kõikidel ettevõtetel ka juba täna, ma ütleks, et näiteks just väikeste selliste kasvavate iduettevõtete kontekstis minu meelest üsna palju räägitakse sellest, et kui sa võtad suvaliste palkadega endale alguse faasis tööle isikuid, siis on probleem, kui sa maksad neile tegelikult liiga palju, sest kui sa järgmised inimesed sinna pardale tood, kes teevad sama tööd, siis seal, eks ole, suure tõenäosusega tekivad pinged, aga kui sa maksad ka liiga vähe, siis sul on samuti risk. Sellepärast, et kui sul see inimene ühel päeval ütleb, et ma nüüd lähen ära ja sa tegelikult ei ole arvestanud sellega, et sa peaksid homne päev palkama endale uue inimese, kes tegelikult vääriks 2000 eurot rohkem palka kuus
ja sul kogu ettevõte on ehitatud üles hetkel veel investorite rahade peale, siis ma ütleks, et sul on ka päris suur probleem. Et need riskid on pigem selles süsteemi puudumises ja mitte selles nagu nendes läbipaistvusmeetmetes iseeneses. Aga muidugi kahtlemata jah, nendel, kellel süsteem on täiesti puudu, oleks viimane aeg sellele otsa vaadata. Piret, kohe selline küsimus, et Eva ju mainis väga olulist asja, et kasvuga, alguses võtad inimesed, kes ilmselt teenivad natuke rohkem, ka Swedbankis ilmselt on inimesed, kes on olnud pikema aja jooksul karjääri teinud, võib-olla vastutust on rohkem. Kas nad ei vaata seda natuke, et suured ettevõtted tahavad kulusid kokku hoida ja sellest pärast teevad palgad avalikuks ja kui palju nagu küsimusi tuli Swedbankis, et kui te selle asja avalikustasite, et nüüd ma teenin ju natuke rohkem, ma tean seda, et mis minust saab, et kas inimesed kartsid ka seda, et ma ei tea nüüd selle nii-öelda ühtlustamisega tegelikult minu palk väheneb või ma kaotan boonustes või mis iganes? Ma pean mõtlema, järsku see oli 2019 aasta. Otsustasime, et me näitame kõikidele töötajatele nende ametikoha hindamise tulemust ja nende selle rolli palgavahemikku. Tähendab seda, et tegelikult töötajal on olnud võimalus vaadata oma tasupositsiooni. Ma nimetan seda nii, sest me analüüsis kasutame sellist mõistet igal aastal. Kuna me uuendame tasuvahemikke igal aastal, siis iga töötaja saab vaadata alati, kuhu tema positsioneerub nii-öelda selles tasuvahemikus. Ja meie jaoks see ei ole murekoht, sellepärast et me alati analüüsime igal aastal enne tasu ülevaatust siis seda pilti, kuhu meie töötajad positsioneeruvad, kui palju seoses palgaturu liikumisega meie töötajad oma tasupositsiooni kaotavad ja meie eesmärk on alati seda tasupositsiooni hoida ja võimalusel kasvatada. Üldiselt on nii, et mulle meeldib see, mida Eva-Liina praegu välja tõi, et on oht, et ettevõte maksab liiga palju ja on oht, et ettevõte maksab liiga vähe. Ja võt see ongi nagu see positiivne efekt tööandjatele, mida sellest direktiivist tegelikult võiks nagu enda jaoks võtta, et sa saad aru, kui sa oled teinud selle analüüsi, pannud paika põhimõtted, leidnud endale sobiva selle tasuvahemiku, siis sa saad aru, et okei, ma nii palju umbes peaksin maksma, aga kui mul on mõni hästi selline särav täht organisatsioonis, et ma tahan teda väga hoida, ma võiks talle võib-olla natuke rohkem maksta. Et see on see, ma ütleks, selline konkurentsieelise teema. Et ja meie eesmärk on kindlasti mitte maksta turu kõige kõrgemat tasu ja me seda ei tee ka. Ja nii-öelda tagada suure organisatsioonina konkurentsivõimelisus oma tasudes. Ja seetõttu me ka väga palju analüüsime ja seetõttu me väga palju tegeleme tasuteemadega organisatsioonis. Aga kui sa nagu reaalselt Exceli tabelisse vaatad, kas see äriliselt on olnud kasulik lüke või ikkagi pigem selline kahjulik lüke? Nüüd, kui sa mõtled seda palkade teemal läbipaistvalt ja avatult toimetamist, siis minu hinnangul on see olnud ettevõttele väga-väga oluline suur väärtus, et me seda teeme, sellepärast, et need tasuotsused, mida siis peab ka direktiivi vaatest hakkama hiljem põhjendama, kui on erisus siis liiga suur naiste ja meeste tasude vahel, meil on seda lihtne teha. Meil on põhimõtted paigas ja kui on vaja kuskil korrigeerida, siis me tegelikult saame aru, mille baasilt me saame seda korrigeerida. Et ma olen hästi nõus sellega, mida Eva-Liina ka välja tõi, et ettevõtted tegelikult ühel hetkel ju peavad hakkama ikka vaatama nende tasude sisse, kui palgavahe meeste naistel, sama tööd tegevatel meestel naistel saab olema liiga suur. Nüüd minu jaoks on see küsimus, et mis see võrdne või võrdväärne töö ikkagi on. Et see on natuke, mida me arutame ka maja seeseks enda jaoks, aga kuna meil on ametikohtade hindamine paigas, siis tegelikult meil on sellega tõenäoliselt ka väga lihtne. Ma korra segaks veel, et mulle meeldis, kuidas ühe teise panga personalivaldkonna inimene ühes oma intervjuus ütles,
et kui organisatsioonis makstakse sama töö eest täpselt sama palka, siis on tõenäoliselt tegemist halva juhtimisega. Ja ma selles mõttes nagu saan sellega nõustuda. See ei käi iga organisatsiooni kohta, loomulikult võib-olla selles konkreetses rehvi töökojas see on täiesti sobilik praktika, aga kui me võtame suured organisatsioonist, millest me siin aruandluskohuse kontekstis räägime, kui sa maksad terves oma majas kõigile inimestele, kes teevad juhuslikult sama tööd, täpselt sama palka, siis suure tõenäosusega sa lihtsalt ei oska nende seda erinevat väärtust hinnata ja sul majas on probleeme, ma ütleks, juhtimisega. Ja selle direktiivi mõte kindlasti ei ole palkade ühtlustamine selles mõttes. Kui sul on... Lihtsalt on teada, et suured organisatsioonid, korpod ilmselt tahavad liikuda selles suunas, nad kasutavad juhust, eks ole, selle ühtlustamiseks selle sama direktiivi valguses siis, aga võib-olla mitte, ma ei tea. Selles vaates, et kellegi palka väiksemaks teha ju päeva pealt ei ole võimalik. Töölepingu seaduse mõttes ei ole võimalik. Et jah, mida on tulnud erinevate ettevõtete poolt tagasisideks, sellele, kui on hakatud otsa vaatama näiteks soolistele palgalõhedele organisatsioonis, on tõesti see tõdemus, et ajapikku jooksevad sisse soolised palgalõhed ja soolised erinevused. Et kui Piret mainis säravaid tähti organisatsioonis, siis, ja see ei ole mingi tahtlikud diskrimineerimise näide, aga siis tihti peetakse nendeks säravateks tähtedeks ja asendamatuteks inimesteks organisatsioonis rohkem mehi kui naisi. See ei ole selline, enamasti see ei ole, eks ole, mingi, et ma ainult mulle meeldivad mehed, ma saan nendega saunas käia ja ainult sellepärast ma teen seda, vaid need on lihtsalt need mõttemustrid, millega meid on kasvatatud, eks ole. Et kui meeste ja naiste puhul juba kasvatuses, eks ole, erinevaid asju kultiveeritakse, naised peaksid olema, ma ei tea, tagasihoidlikud, seal tüdrukud niimoodi ju tegelikult juhendatakse, poiste puhul hinnatakse teisi asju, kiidetakse mingit mängulisust ja seiklushimu, naiste puhul vaadatakse, oi, kui tore selles kleidis välja näed, et absoluutselt teisi erinevaid asju, need samad mõttemustrid on meil ka täiskasvanuna sees. Ja need on sellised hästi alateadlikud, et kui ma lihtsalt mõtlen, et kes on minu meeskonnas see nagu asendamatu inimene, siis võib juhtuda, et ma seal juures alateadlikult tegelikult nagu näen mehi nende suuremate tähtedena. See ei tähenda, et mehed ei või need suuremad tähed olla, absoluutselt võivadki organisatsioonis. Mis selle asja mõte on lihtsalt see, et tuleks vaadata andmetele peale, vaadata, et mul on siin see sooline palgalõhe, miks mul see on, kui ma oskan öelda, miks mul see on, ja need põhjendused on seal taga objektiivsed, eks ole, et mitte ainult, et ma arvan, et ta on särav, vaid et selle säravuse taga on ka mingi reaalne ettevõttele tulev väärtus, et siis on ju kõik hästi. Aga et mis me nendes tavapraktikates muutma peaksime, et me ise pööraksime tähelepanu sellele, missugused on meie sellised alateadlikud mõtted, on lihtsalt iga kord, kui me teeme, eks ole, tasu tõstmise otsused või üldse tasu määramise otsused, siis me saaksime juba selle peale mõelda, miks ma nüüd seda arvan, kas sellel on mingid objektiivsed nagu järelmid taga või mitte. Ja samamoodi, eks ole, näiteks sinna töökuulutustesse palkade määramisega või enne tööintervjuud selle palgavahemiku andmisega, me teame andmete põhiselt, et naised, kellel on täpselt samad oskused ja kvalifikatsioon, võrreldes meestega küsivad väiksemat palka ja seal ei ole mitte mingisugust nagu põhjendust selles mõttes tööturu mõttes taga. Nüüd tööandja perspektiivist, kui mul võib-olla seda palgasüsteemi polegi, siis ega ma ei tulekski selle peale, et talle nüüd rohkem maksta. Muidugi on suur osa tööandjad, kes kindlasti kõva häälega seda ei ütleks, et ma maksaksingi siis sellele naisele vähem, aga ikkagi elu näitab, et seda võib juhtuda. Ja eks ole, kui seal süsteemi taga pole, siis seal taga pole tõenäoliselt ka sellist tahtlikku diskrimineerimist või nii-öelda paha mõtet, aga see ju tegelikult seda olukorda selle konkreetse naise jaoks ei muuda. Ja mis veel on siis siin kontekstis oluline on, et see pole tegelikult päriselt ju ka ainult naiste ja meeste teema ja see pole alati nii, et palgalõhed on alati, eks ole, naiste kahjuks võivad ka absoluutselt vastupidi olla ja sellega ka direktiiv arvestab. Aga tegelikult need erinevad palkade läbipaistvuse nüansid, mis meil nendes meetmetes siis kokku tulevad, tegelikult aitavad ka teisi nagu haavatavaid töögruppe turul. Meil on, eks ole, tegelikult vanuselist diskrimineerimist päris palju ja näiteks see, kui sa saad teada, mis on keskmised palgad sinuga samaväärset tööd tegevate isikute hulgas, eks ole, võib ka inimesel, kelle palk on võib-olla lihtsalt ajale jalgu jäänud ja kelle pole olnud seda harjumust palka juurde küsida, eks ole, anda võimaluse, et saab üldse teada sellest, et ta võiks ehk rohkem palka küsida. Muidugi tööandja perspektiivis ma ei nõustuks, sest et kui uuringuid vaadata, siis tööandjad ütlevad, et noortel ei ole lihtsalt nii suurt kogemust. Et kuidas sa hindad selle direktiivi või selle palkade läbipaistvuse, ma ei tea, siis kaardistamisega seda vanust sinna sisse, et sul on ju väga raske, et haridus on sama, eks ole, et kas sa siis paned sinna sisse, et struktuurselt siis töökogemus mingi 10+ aastat ja siis sellega kuidagi mängid või? Kuidas Swedbank teeb seda?
ja et meil on paigas väga selged tasumääramise kriteeriumid, et me lähtume siis ametikohast, palgaturust ja töötaja kompetentsi tasemest ja tulemuslikkusest. Aga millest kompetents tuleb? Kompetents tuleb siis selle ametikoha täitmiseks vajalike oskuste baasilt, et värbamisel, no ütleme, kui me vaatame töötaja nii-öelda värbamise kontekstis, siis me ju hindame värbamisprotsessis tema kompetentsiks, mis võib olla, kui ta organisatsiooni siseneb, võib selguda, et see ei ole nii, eks ju, aga eks see on selline tunnetuslik ju pool. Mis puudutab nüüd iga-aastast tasuülevaatust, siis juhil on võimalus terve aasta lõikes tegelikult hinnata töötaja arengut ja sealhulgas ka tulemuslikkust. See on see pool, millega töötaja siis ise individuaalselt saab tasu mõjutada ja ma olen selles mõttes nõus, et tasud ei saa olema kunagi sama rolli täitvate töötajate osas täpselt sarnased. Et peab olema seal juures mingi faktor, millega töötaja ise saab oma tasu mõjutada. Aga mis puudutab nüüd palgalõhe ja selle ka tegelemist organisatsioonis või pigem ma nimetaks seda nii, et palkade erinevus meeste ja naiste vahel, sama tööd tegevate meeste ja naiste vahel, siis see on väga pikk selline teekond. Et ettevõtted ei saa ära lahendada seda ühe nii-öelda summaga. See peab olema iga-aastane selline tšekk, mida tööandja peaks tegema ja analüüsima, kuidas temal siis sarnast tööd tegevad mehed-naised organisatsioonis tasustatud on. Ja ma tooksin tegelikult välja veel selle, et mida mina olen kuulnud oma tuttavatelt, mida Swedbank ei tee, eks ju, et vanema puhkuselt naasvate töötajate tasu üle ei vaadata. Sest on selline müüt või arvamus, et ega see kompetentsi tase ei ole ju tõusnud. No mitte ainult, sa hoiad ka kulusid kokku niimoodi. Just. Aga Swedbankas on väga selge põhimõte juba aastaid olnud, et kui töötaja naaseb vanemapuhkuselt või näiteks kaitseväest või pikemalt ära olemiselt, eks ütleme, seal on ju ka mõnikord peatunud töösuhe, siis me alati vaatame ja korrigeerime tasu siis vastavalt palgaturu olukorrale ja ka sellele, et see palk oleks selles tiimis õiglaselt määratud. Ja seal siis juht ja personali inimene teevad koostööd, et määrata adekvaatne tasu ja õiglane tasu. Meie jaoks õiglane tasu mõistena on väga oluline. Swedbank tegutseb ka ju väga paljudes riikides, kas teadaolevalt on ju selline väljend, et Euroopa reguleerib, eks ole, USA siis innoveerib ja Hiina siis kopeerib, eks ole. Et kui Eesti konteksti panna, et Eesti reguleerib, kas Eesti reguleerib üle ja rohkem kui teised riigid? Ma ei arva seda, sest minu meelest see põhimõttena direktiivis, et me hakkame rääkima tasu määramise põhimõtetest või tasustruktuuridest on nagu üks väga tänuväärt teema. Et lõpuks inimene, sest minu meelest on nagu tööturul ka see, et ma ei saagi aru, kuidas mu tasu tekib. Et ma saan selle palgapäeval omale sinna arvele, aga ma olen näinud väga palju neid arutelusid. Ma ei tea, see oli kuskil töölepingus kirjas, eks. Ja siis minuga lepiti kokku üldse mingi netotasu, eks ju, et see on ka midagi, mis nagu tegelikult ei ole üldse nagu võimalik, et sa pead leppima kokku brutotöötasu, eks. Aga et töötajad ja inimesed hakkavad üleüldiselt saama aru rohkem tasustamise teemadest, et mul on selle üle ainult hea meel. Okei, aga Eeva, Maksuamet on ju kimpus ümbriku palkade maksmisega ja mustalt palga maksmisega, et kas see direktiiv ei pruugi visata sellist vindiga palli tagasi, et Maksuametil töökoormus tõuseb? Kui ma seda arvaksin, siis ma ikka arvaksin jube halvasti Eesti tööandjatest ausalt öeldes. Aga statistika näitab seda, eks Maksuamet ka ju teeb erinevaid uuringuid, kirjutab väga tihti blogis sellest, teeb meediakampaaniaid sellel teemal, et ära võtta ümbrikupalka, eks ole. Ka meie oleme seda teemat kajastanud. Euroopa kontekstis muidugi Eesti ei ole kõige suurem ümbrikupalga riik kohe absoluutselt mitte on ja kuigi loomulikult siin on erinevaid dünaamikaid, mis seda majanduskeskkonda, eks ole, iseloomustavad, milles me praegu oleme. Et ma ei arva päris seda,
et muidugi teistes riikides on tuua ka selliseid negatiivseid näiteid, on ju, mis mingi teatud regulatsiooni najal või siis võib-olla kohtuotsuste najal on näiteks liigutud sinna poole, et on ainult, ma ei tea, renditööjõudu hakatud kasutama või käsunduslepinguga asju sisse ostma, on ju. Et loomulikult seda kõike tehes me peame vaatama tegelikult, et see oleks ka mõistlikult tehtud või ei tekitaks neid ma ei tea, liiga suuri riske tööandjale, mis tõttu ta üldse otsustab kõikide töötajate olukorda halvendada ja ma ei tea, ainult hakata kõiki põhiteenuseid sisse ostma selleks, et mitte iseenda peale ühtegi riski võtma, et las need teised ettevõtted, kes talle seda teenust osutavad, võtavad need riskid. Et loomulikult seda kõike me vaatame ja nagu praegusel ajal ei saa küll kuidagi arvata seda, et Eesti võtaks seda direktiivi või üleüldse mingisugust Euroopa õigust üle karmimalt kui teised riigid. Vahepeal me tõesti oleme nagu korralikumad ja tahame vähem trahve saada, eks ole. Viielised, aga see on ühtesi tegelikult majanduslikult väga mõistlik, sest mina kohe kindlasti ei oleks selle poolt, et me maksumaksja rahadest maksame Euroopa Liidule trahve selle eest, et me ei võta üle direktiive, mille ülevõtmiseks meil on aastaid aega. Et see on ebamõistlik, on ju. Paljud riikide jaoks on see palju tavalisem praktika kui Eesti jaoks. Lõppude lõpuks nad peavad need direktiivid ikkagi üle võtma. Aga mis eristab Eesti töösuhteid väga palju teistest Euroopa Liidu riikidest on ikkagi see kollektiivsus versus individuaalsus ja Eestis on töösuhted väga individuaalsed, meil ei ole ametiühinguid väga, eks ole, mõnes sektoris neid küll pisut on, aga tegelikult on seda ikkagi väga-väga palju vähem. Ja see on tegelikult ka üks põhjus, miks meil mõnda sorti regulatsiooni läheb tegelikult enam vaja, sest et kui sul on töösuhted rohkem kaitstud kollektiivlepingute ja tegelikult siis ka selle toe poolt, mida töötaja lihtsalt oma ametiühingu käest saab, siis sa pead seda individuaalset töötajat kuidagi teistmoodi aitama, sest et tegelikult see kasu, mida töötaja sellest kollektiivsusest kas või selle toe läbi saab, eks ole, et kui tal midagi juhtub seal töösuhtest, saab pöörduda ametiühingu poole ja küsida nõustamist, mõndades riikides on see väga professionaalsel tasemel, eks ole, et see on tegelikult oluline vahe ja see pärast on ka natuke keeruline võrrelda Eesti tööturgu kas või näiteks Leedu tööturuga, on ju, et need kollektiivsuse aste on väga erinev ja tihti, Eestis ju arvataksegi või isegi laialt levinud on see arvamus, et palk on selline tööandja ja töötaja kahe omavaheline selline salajane asi. Aga niimoodi tegelikult mõelda on nagu tööandja perspektiivist natukene vale, sest et tegelikult juba ammu, eks ole, on diskrimineerimine olnud töösuhetes keelatud näiteks soolisest perspektiivist, aga tegelikult ka vanuselisest, eks ole. Et selles osas jah, töötaja ei peaks ise selle diskrimineerimise puudumise pärast pingutama, vaid tööandja peaks ikkagi vaatama seda organisatsiooni tervikuna, et ta tagaks selle, et seal ei ole diskrimineerimist. Nii et selles mõttes ei saa öelda, et see palk oleks on ju töötaja ja tööandja kahe omavaheline selline salajane asi, et see ei ole nii täna ja see ei ole nii ka siis, kui need direktiivi erinevad meetmed jõustuvad. Okei. Swedbank tegi enda riskianalüüsi ära. Lisaks sellele ümbrikupalga teemale, kas teie ka oma riskianalüüsi ära tegite? Mis need riskid veel seal laua peal olid, mis te nägite? Et kui me nüüd võtame selle direktiivi 5+5 stiilis ära teeme, et mis see nagu tagasilöök olla võib kuskil? Ma ütleks kaks sellist suuremat asja, et üks on tõesti ikkagi see halduskoormuse pool. Ja selleks muidugi me oleme nagu riigi poolt pingutanud, et näha ette erinevaid toetusmeetmeid. Näiteks järgmisel aastal me hakkame pakkuma kõigile tööandjatele, kes seda soovivad, koolitust siis selleks, kuidas tööde väärtust hinnata, ehk seda palgasüsteemi teha ja kuidas ka teisi direktiivi nõudeid täita. Ja me pakume välja ka ühe tasuta metoodika siis selle kogu asja läbitegemiseks, sest suured ettevõtted tihti kasutavad, ma ei tea, väliseid konsultante või üsna kalleid erinevaid tarkvarasid selle jaoks, aga kõigile see kindlasti asjakohane ja vajalik ja ka jõukohane ei ole, et selline metoodika siis saab järgmise aasta alguses ehk siis juba umbes nii 6 aja pärast, eks ole, avalikuks. Ja lõpuks tuleb, eks ole, ka loomulikult e-koolitusmoodul, et see ka pikaajaliselt oleks jätkusuutlik. Lisaks sellele, eks ole, me oleme siis pingutanud selles eelnõus ka selle nimel, et need kohustused oleksid nagu võimalikult mõistlikud, arvestades ka ettevõtete suurust ja eks ole, et Statistikaamet saaks seda aruandlust ettevõtete eest teha, kes siis neid andmeid Statistikaametile masin-liidesega esitavad. Aga teine selline riski koht, ma arvan, tegelikult on kommunikatsioon ja kommunikatsioon siis kahel suunal. Üks suund on, eks ole, see tööandjate pool,
keda kõige rohkem, ma arvan, ikkagi huvitab, milline see eelnõu saab olema ja kuidas me siis oleme nagu proovinud seda maandada nii palju kui võimalik. Aga teine ja võib-olla keerulisem suund on üldsusele või kõigile töötajatele Eestis. Et kõigepealt, eks ole, sellise töötaja õiguse vaatest saab olema oluline see, et töötajad üleüldse näiteks teaksid, et nad võiksid küsida neid küsimusi, küsida, mis on nendega samaväärset tööd tegevate inimeste keskmine palgatase, aga ka siis selline nagu üldine teadlikkus selle kohta, et mida see siis tähendab, et meestel ja naistel seal samaväärset tööd tegevate isikute hulgas on samad või erinevad palgad, et mida ma siis sellest järeldada saan, sest et selle nimel peab ka, ma arvan, riik vaeva nägema, et kui näiteks suured ettevõtjad hakkavad seda soolise palgalõhe aruandlust esitama ja osa sellest ka avalikustatakse, mitte kõik, aga osa avalikustatakse, siis see selgitustöö, et kui siin on selles ettevõttes X on palgalõhe, ma ei tea, 8%, et see siis kohe otseselt ei tähenda, et tegemist on diskrimineerimisega, vaid et seal on, eks ole, erinevad nüansid ja neid küsimusi tasub küsida, aga me ei hakka mingit nõiajahti siin pidama ka selles mõttes, et see kommunikatsioon on, ma arvan, tegelikult üsna väljakutsete rohke tegelikult, et sellel teemal teadlikkust arendada, aga samas see pakub võimalust ikkagi töötajatele palju enam selgitada seda, miks nad saavad üleüldse mingisugust palka ja mida nad saaksid teha ja saada kõrgemat palka. Et näiteks minu meelest viimase aja perspektiivist on hästi populaarsed igasugused finantsinfluencerid ja suunamudijad. Ja paljud neist tegelikult, nagu ma arvan, mõjutavad inimeste elu selles osas päris palju, et rõhutades just seda, et sulle endal on see agentsus, et saada suuremat palka. Ja see ei ole mitte ainult see, et sa lähed tööandja käest ja küsid seda, vaid see on ka päriselt sinu enda oskuste ja kompetentside arendamine, et sa teeksid teadlikke valikuid selleks, et jah, võib-olla sa täna ei ole oma palgaga rahul, aga mida sa teed selleks, et sa 5 aasta pärast oleksid. Et see pole ainult see küsimus sellest, kas sa lähed tööandja juurde ja ütled, et mina tahan saada 4500 € palka, vaid seal on ikkagi mõni muu aspekt ka kõrval. Ma kujutan ette, et ettevõtjad väga ei ole õnnelikud, et see rahatarkus nii suuresti kasvab Eestis, eks ole, ja nii edasi. Aga Piret, Eeva on meil siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist laua taga, ja kas sa ise nõustud kõige sellega, mida Eeva praegu just rääkis? Või sina ettevõtja perspektiivis näed, et midagi on ikkagi puudu, kas siis kommunikatsiooni osas või nende riskianalüüside osas või mingite punktide osas, mis ei ole selgeks tehtud veel, kuigi direktiiv juba tuleb? Ja selles mõttes meil on mõned küsimused, mis vajavad natukene sellist arutelu ja me ootame tegelikult eelnõud. Just nimelt, mis puudutab seda raporteerimist, eks ju, mis puudutab seda, mis asi see tasu üldse, eks ju, on, mis keskmist me peame näitama hakkama, kas me peame seda näitama hakkama kogu aeg, ühe korra, kui töötaja küsib, sellest tõenäoliselt võib olla ka see lähenemine, et tööandja võtabki selle seisukoha, et igal aastal avaldab, nagu tegelikult ju riigitöötajate tasude osas, eks ju, avaldatakse kord aastas need tasud. Ja lisaks siis, mis on see võrdne töö, et meil on täna paigas ametikohtade hindamine, ja see on aidanud meil tegelikult hoida ka seda tasustruktuuri sellisena, nagu me oleme tahtnud ja et kas see on piisav või on siis see sama väärne töö midagi muud, et meil on mõned küsimused õhus, aga ma arvan, et üks pool on see, millega saab riik toetada ja teine pool on see, mis on need sisemised kokkulepped, sest nagu tegelikult Eva-Liina ütles ka, et direktiiv ei reguleeri ju kõike. Ta lihtsalt annab sulle mingisugused suunised ja riik siis annab omapoolse tõlgenduse, aga lõpuks see jääb ikkagi tööandja enda otsustada, millisel kujul ta soovib seda teha. Ja mis puudutab nüüd kommunikatsiooni, siis ma hästi nõustun sellega, et inimesed tahavad aru saada, mis nende jaoks selle direktiiviga muutub, mis võimalused nendele tekib, eks ju. Kindlasti me ei taha jõuda selleni, et tekiks sellised ebaterved diskussioonid. Et see on nüüd tööandjate võimalus juba täna alustada nende teemade kommunikeerimist organisatsioonis ja ma näen tegelikult, et tööandjad ka pingutavad, et minu käest on küsitud selliseid häid praktikaid. Ma olen kirjutanud
mitmeid artikleid Swedbanka blogis selle kohta ja tõesti tööandjad on olnud nagu tänulikud need kontaktid, kes on minu poole pöördunud, et me nii hästi ja praktiliselt sellest räägime. Et jah, on küsimusi, aga need on pigem sellised väga tehnilised, et ma ei hakka võib-olla siin neid esitama. No ilmselt Eeva on sul enda emaili juba avalikustanud ja see on avalikult üleval, et saate omavahel rääkida. Aga statistika kohta ju teadaolevalt öeldakse, et on suur vale, väike vale, see on statistika, eks ole. Et kas see statistiline keskmine valetama ei hakka Eeva meile või? Noh, tead, kui me võtame ühe ettevõtte ja kui me räägime näiteks, eks ole, sellest konkreetsest meetmest, et töötaja võib küsida endaga samaväärset tööd tegevate meeste ja naiste keskmise palga kohta. Kas me tegelikult seda näitajat nimetaksime statistikaks? Ma pean ütlema, et kui vaadata statistika definitsiooni, siis me ei nimetaks seda statistikas, sest tõenäoliselt on tegemist liiga väikse grupiga ja see ei ole mitte mingi selline anonüümne statistiline keskmine, vaid ta on üsna väikse rühma inimeste keskmine palk. Aga loomulikult seal saab manipuleerida nende arvudega, ma ütleks niimoodi, aga mulle tundub, et see ei ole tööandja huvi nendega nüüd väga suurel määral manipuleerida. Näiteks Euroopa Liidus tegelikult töötasu, mis palk, töötasu tähendab kogu töötasu, nii rahalist kui ka mitte rahalist. Ehk siis võib tähendada, et tööandja on sulle andnud vabal ajal kasutamiseks auto, maksab kinni su bensiini, sa elad tööandja korteris, mida iganes sellist. Nüüd Eestis ei ole tegelikult väga levinud, et töötajad saavad selliseid suuri hüvesid, sest meil on need lihtsalt väga kõrgelt maksustatud, eks ole, erisoodustusmaks, mis on täpselt sama kõrge, kui tegelikult inimesele maksta seda raha töötasuna. Ehk Eestis see nagu hüvitiste või hüvede pool, ma arvan, et ei ole väga prevaleeriv, aga juhul, kui sul seal on, siis sa peaksid näitama neid hüvitisi, juhul kui neid ei saa kõik sinu töötajad, sest et kõige tavalisem erisoodustus, mida Eestis tegelikult töötaja saab, on, ma arvan, stebi või sporditoetus või mingisugune tervisekindlustus. Ja sellel puhul erisoodustusmaksu enda reegel ütleb seda, et sa peaksid seda kõigile oma töötajatele pakkuma. Kui sa pakud juba kõigile töötajatele, siis ei ole vaja seda kuskil hakata töötajatele ka eraldi näitama, aga sa võib-olla tahad seda teha, et sa näed nagu parem välja oma iseenda töötajatele, kui sa neile vahepeal meelde tuletad, et vaata, tegelikult see on ka sinu hüvitiste paketi osa, et päris suur nagu lisapalk tegelikult aasta peale. Aga me riigina ei tule täpselt sulle ette ütlema, kuidas sa seda palka näitama pead. Põhimõte on see, et sa pead seda palka näitama kogu palga ulatuses, mis siis võib tähendada mõne tööandja jaoks seda, et tal on näiteks põhipalk, siis on tal lisatasud ja need lisatasud koosnevad näiteks öötöö lisatasust, koosnevad mingisugusest boonusest, ma ei tea, valvetöötasust näiteks. Ja selle tööandja perspektiivist on tegelikult mõistlik neid tasusid näidata sellisel kujul, et töötaja saab ka aru, mille eest, eks ole, seda on makstud. No näiteks siis selle tööandja puhul, ma ei tea, mingi ettevõtte, kellel on näiteks valvetöö, sest et tal on vaja seal olla valvel ka mingitel kellaaegadel, tal on öötöö lisatasu on ja tal on tulemustasu pluss põhipalgad. Tal on mõistlik näidata eraldi põhipalka keskmist, tal on mõistlik näidata öötasu eraldi on keskmist meeste ja naiste puhul, sest et seal võivad olla tõesti sooliselt erinevused. Näiteks on toodud näiteks, et naised ei kipu nii palju valima seda öötööd, kui nad saavad valida, kuna neil on suurem hoolduskoormus kodus, eks ole, mis takistab neil seda öötööd valimast. Ja sellisel juhul on täiesti nagu minu perspektiivist tundub, et see on tööandja jaoks loogiline näidata seda eraldiseisvalt, ehk et kellelgi ei jääks muljet, et meestele makstakse niisama suuremaid lisatasusid, vaid see on seotud sellega, et mehed ongi rohkem võtnud neid öötasusid. Muidugi, kui seal ettevõttes juhuslikult peaks olema niimoodi, et neid öötööd pakutaksegi ainult meestele, näiteks sellepärast, et juht arvab, et ta teeb teene kõigile naistele, kui ta neid ei paku, sest et nad on ju loomulikult seal kodus vajalikud ja kes see muidu mehele süüa teeb, on ja. Et siis sellisel juhul sul võib tõesti olla probleem, aga kui see on olukord, eks ole, asi on ikkagi vabas tahtes, siis on tegelikult mõistlik lihtsalt näidata neid tasusid, nii nagu on selle konkreetse ettevõtte perspektiivist kõige mõistlikum, nii et töötaja saab sellest kõige paremini aru, et ta küsiks kõige vähem küsimusi selle kohta, sest et iga töötaja lisaküsimus on tegelikult ju sulle koormus. Selles mõttes on lihtsalt siin mõistlikkuse printsiipi vaja rakendada ja riik siin, ma arvan, et ei peakski midagi ette kirjutama, sest ettevõtted ja asutused on lihtsalt niivõrd erinevad. Et kui me kirjutaksime ette mingi üldise valimi või valemi, siis suure tõenäosusega me teeksime kellelegi sellega hoopis mingi vastupidise karuteene, ütleme siis on ju.
no minu kõhutunne ütleb seda, et oi, kui palju kommunikatsioonitegevust teil ees ootab järgmine aasta, et ilmselt neid küsimusi on rohkem, kui te ära suudate hallata, et peate ilmselt vaatama, kuidas AI integreerite nendesse chatidesse ja emailidesse. Aga Piret, meil hakkab aeg läbi saama. Ma tahaks lõpetuseks, et te mõlemad natuke mõtleksite selle peale, et või räägiksite oma mõtteid, et kui 3 asja peaks välja tooma, et kuidas täna tööandja ja siis töövõtja või siis töötaja nagu kuidagi saaksid üheskoos liikuma hakata, et seda asja juurutama hakata, et Swedbanka näitel, mis need esimesed 3 sammu on? Ja ma kõigepealt minu selline soovitus tööandjatele on see, et läbi mõelda organisatsiooni sees, mille eest tasu töötajatele makstakse. Kas tegelikult organisatsiooni sees on see selge? Seejärel, kui see on paika pandud ja üsna nii-öelda hästi selgitatav töötajatele, siis minna ja rääkida sellest avatult töötajatele. Et meie organisatsioonis on sellised põhimõtted, me oleme direktiivi nii-öelda suunal teel, me tegeleme selle teemaga ja me saame aru selle vajalikkusest. Ja kui organisatsioon need sammud on sisemiselt teinud, siis võiks kaaluda ka siis töötasu vahemikku või siis palgavahemikku lisamist töökuulutusele, et enda jaoks organisatsioonis siis lihtsustada värbamisprotsessi. No mina tööportaali esindajana olen väga meelitatud, kui kõik hakkavad avalikku palka panema, nii et selles suhtes on väga hea uudis ja ma saan aru, et ka tegelikult Swedbanka blogis, karjääriblogis või kus sa sellest kirjutad? blog.swedbank.ee karjäär ja võib lugeda artikleid aastast 2000, võib-olla 20 või midagi, et leiab ilusti ülesse. Ja mina siis omalt poolt ütlen, et guugeldage siis Piret Prangel ja leiate ilmselt selle järgi ka selle info üles. Ilmselt personali uudistes ja kuskil sellistes... Olen palju kirjutanud ja. Oled kirjanik valmis sellel teemal, jah. Ja Eva, mis sa nagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis soovitaksid tööandjatele, töövõtjatel siis? No 3 sammu. Mõlemad nii töötajale kui selles suhtes, kuidas nad saavad nagu üheskoos liikuma hakata selles suunas, sest et see on ju tegelikult ühine pingutus, et see, kui tööandja seda teeb, on ilmselt ei ole väga edukas, kui sa suudad nagu töötajad ka sinna punti võtta ja paati, siis ma arvan palju tulemuslikum. Absoluutselt. Ma kõigepealt oskan ikkagi pakkuda välja tööandjatele mõned soovitused. Ma arvan, esimene samm on loomulikult see mõelda selle süsteemi peale, palgasüsteemi peale, et kui sul see juba olemas on, siis ma arvan, et sul tegelikult väga palju millegi pärast muretseda ei ole, aga kui sul seda veel ei ole, siis tasuks sellega tegelema hakata ja kui sul see on, eks ole, siis muidugi iga aasta peaks sellele korra otsa vaatama, et kas seal on kõik korras. Samm number 2, mille ma nüüd välja pakuksin, on teha lahti oma töölepingud ja vaadata, ega seal ei ole sees punkti, mis ütleb, et palk on saladus. See on juba täna õigusvastane, seda ei tohiks juba täna selle lepingu sees olla, aga selle direktiivi ülevõtmisel saab töölepingu seadusesse ka täiesti konkreetselt kirja, et sellist lepingusätet olla ei tohiks. Ja 3. samm, mille ma võib-olla oskaks välja pakkuda, on võib-olla selline kerge ettevalmistus, mida saab teha kohe homme, logida sisse Tööinspektsiooni iseteenindusportaali ja minna vaadata sealt palgapeegli rakendust, kust on võimalik vaadata siis praegust seisu sooliste palgalõhedega oma organisatsioonis. Need ei ole päris need täpselt samad näitajad, mis tulevad soolise palgalõhe aruandlusse direktiivist, lihtsalt metoodiline erinevus on seal sees, aga oluline on see, et kui sa vaatad täna neid näitajad, loed läbi ka selle väikse metoodika nupukese, mis seal on, kas sa saad aru, miks sul on need palgalõhed, mis sul praegu on seal palgapeegli rakenduses, sest et seda saad minna lihtsalt klikkida lahti ja vaadata, ühtegi halduskormuslikku lisasammu sa välja arvatud Tööinspektsiooni iseteenindusportaali sisse logimise tegema ei pea. Ja need on võib-olla sellised 3 kiiret sammu, mis ma kohe teeksin ja loomulikult ma ootaksin pingestatult seda eelnõud, millega me loodetavasti esimesel võimalusel saame välja tulla, et siis juba need täpsemad sammud välja mõelda, mida ma oma organisatsioonis teen, et õigeks ajaks jõuda valmis ja olla valmis oma töötajatele siis vastama, kui nemad küsivad küsimusi iseenda palga kohta. Ja üks väike soovitus veel minu poolt. Vaadake juba täna sisse oma töötajate tasudesse ja just eelkõige tasudesse sellises vaates, et kas sama tööd tegevad mehed ja naised, kuidas teil on tasustatud. Et kui seal
ja te näete väga suuri kääre tööandjana, siis on aeg alustada teekonda läbipaistvama tasusüsteemi poole. Absoluutselt ja CV.ee esindajana ma ütleks, et minge kõik ja pange töökuulutustes palk avalikuks, et see ilmselt toob teile ka rohkem kandidaate ja kandidaate, kes päriselt sobivad, mis tähendab seda, et sa tegelikult teed vähem tööd, mis tähendab seda, et sa hoiad kulusid kokku. Aga väike kõrvalmärkus siia, et 3. Eestis me kommentaariumis näeme, et väga tihti tuleb ette ka olukordi, kus töölepingut üldse ei eksisteerigi inimestel. Nii et ka see on üks asi ilmselt, millega tuleb teil tulevikus maadlema hakata. Kõikidele kuulajatele meil oli siin episoodis külas Piret Prangel, kes on Swedbank Eesti töösuhete juht. Aitäh, Piret! Aitäh kutsumast! Ja Eva-Liina Kliiman, kes on soolise võrdõiguslikkuse ekspert Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Aitäh, Eva! Aitäh! Ja kõikidele kuulajatele, see episood on teile mõeldud jagamiseks ka teistele tööandjatele, töötajatele, et ka nemad sellest infost rohkem kurssi saaksid ennast viia. Ja juba järgmise korrani. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.